Ma arvan, et alles viisakas tutvustada, mina olen siis Sten Oeva, ma olen selle näituse kuraator. Jaanus Samma on näitusel osalev kunstnik ja ka esimene kunstnik, kes täna oma töö välja pani, tualeti mütoloogia, töö nimi. Ma arvan, et me teeme selle vestluse sellise sissejuhatava, räägime üldisemalt Jaanuse praktikast, mis ta teeb. Ja võib-olla kõikidele see siin olijatele ei ole võib-olla tuttav, et Jaanus on su loomingus need motiivid on hästi tugevalt läbivad ja need teemad on sul pidevalt jätkuvalt kasvavad ja arenevad. Ma mäletan, et kui ma kirjutasin ma palusin inimestel saata näitusele biograafiat, et ma mõnedelt inimestelt sain enda kirjutatust, mõnedelt ma kirjutasin ise. Ma mäletan, ma kirjutasin sulle, et su töömeetod on nagu antropoloogil või nagu detektiivil, selle mõttes, et äkki sa kirjeldadki oma töömeetodil, kuidas tavaliselt töötab? Sest see ei ole minu jaoks päris nagu tavaline kunstnike töömeetod, see on nagu rohkem analüütilisem. Selles mõttes tavalist töötab ei olegi. Ma tean, et see kindlasti ei olegi liiga maalikunstnikele, aga ma vahel nagu kadestan neid, mõtlen, et sa lähed oma ateljeesse, siis maalid on ju valmis midagi ja siis lähed koju ja sa oled midagi saavutanud, sa midagi teinud, see ei ole arvates lihtsalt, et selles mõttes mul jah seda nagu, ta ei ole ka stuudiopraktik, ma ei kasuta väga stuudiot, mul alati on, aga ma töötan jah, et ma alustan midagi uurimusega, mingisugusest teemadest või see aega ka nii, et ma nüüd hakkan uurima midagi, üks asi areneb teiseks ja okay. Et sellest antud töö seotud minu viimaste projektidega, mis ma olen teinud WC-dest või avalikest tualettruumidest või lihtsalt peetikutest, aga ja mõned näitused nagu vahesid, mis olid Tehnika ja Kasena galeris 10 aastat, on võib-olla sellised abstraktsemad. See, mis ma tegin Liivimuusemis sel suvel Kodavere välikäigus, see on nagu põhineb mingi konkreetselt nagu uurimusel konkreetsest peetikust. Ja see on nagu nende kahe projekti edasiaregus. Et kui sa kutsusid mind esinema, siis väga raske on nagu nullist alustada kuskilt nähe. Et ma lihtsalt mõtlesin, et ma jätkan neid asju, mis on poolel nagu liik. Jah, sa lühidalt nüüd tõikinu, et sul on siin on tualeti mütoloogia, Kodavere käib, no sul erinevad veetse temaatikad, et seal Temnikos oli sul vist need vetsu, need käepidevad, jah. Just, ja erinevad veetse elemendid. Päris näljakas, ma juhatasin sisse, et veetse talle töötas. Kuidagi läheb kokku. Aga ma mäletan, ma 2014 kunagi käisin seal Oliver Orrodi arhitektuurivärkloengul, rääkis majadest ja piltidest või arhitektuurist ja piltidest, mis on kunagi piltide peal. Siis ta näitas Partenoni vana Antiik-Kreekas ja tõi siis selle välja, et see Parten oli kunagi palju värvilisem, seal oli kaetud kujundite ja rikkaliku dekooriga. Sina tõid Kodaverest välja peldiku, mis oli ka seest kaetud dekooriga, et äkki sa räägid, mida selline WC ütleb meile ühiskonna kohta või mida sa leidsid seal Kodavere kirikust, kiriku peldikust? No, selles on mulle tänulik Pekale ja Andresele, kes näitasid mulle seda või pöörasid minu pilgu selle peldiku peale ja seal oli igasuguseid tekste, hügieeni kohta mingeid luuletusi ja siis mõne elaniku kohta, või me ei tea selles mõttes, et keegi Armide Sakk, kes oli Kodavere koolipoolist esimese numbri lits, kelle kohta ei ole nagu rohkem infot, et ma ei tea, kas ta kohalik või selles mõttes. Ja siis veel mingid, nad räägitud, et seal on olnud neid lauluraamatus salme, on öeldud, et seal Juhan Liivi luulet. Oota, kes see on öelnud?
ma tegin, ma olin 2 nädalat seal Kallis ja siis intervjueerisin neid vanemaid härrasid, prouasid, kes on kasutanud seda WC-d ja kes on 80-90 aastat tagasi ja kes nagu mäletasid neid, see oli palju initsiaal, et kes see oli, kelle umbes, kus ta elas, tundsid neid lapsi ja millega nad tegelesid ja see oli nagu tore, see kuidagi äskas nagu ellu. Aga ma tahtsin seda, kõik nimed olid nagu tuvastatud peaaegu, aga sellest sakist seda perekonna üldse seda keegi teab, et seal päris on. Aga see on üks. Ühesõnaga, et ma ei tea, mis see meile kohta ütleb, aga ega nad väga palju, ma arvan, ei ole muutunud ajas. Need tekstid on ikkagi kuidagi sarnased. Ütleme, teine uurimus mul oli sellest Rooma WC-st Flaminio raudteejamas. See oli võib-olla konkreetsem info umbes kohtumiseks, telefoninumbritega, hinnas, see kokku leppida ja nii edasi. Et jah, ma arvan, selles mõttes ega seal midagi suurt üllatust ei olnud. Aga lihtsalt tore oli leida midagi, mis on peaaegu 100 aastat vana. Aga võib-olla sa räägi ka sellest inimestel, kes ei tea, et seda WC-d üldse uurida, kes pilti pole näinud, et see on niisugune puidust nii-öelda uberik näeb välja, väljas tõesti niisugune üsna väeti WC, et need võib-olla meetrid, mis sa kasutasid, et ka seda informatsiooni kätte saada on selles muljetavaldama ja ma arvan, et haruldane, et sa teed tööd ju konservaatorite nii-öelda inimestele, kes muidu konserveerivad altareid ja sellised asju, mis on väga lahe, et sellist nii-öelda argist asja võtta väga tõsiselt, ma arvan, et see ei ole lihtsalt mingi juhuslik peldiku kritseldus, vaid tegelikult see on mingi oluline info meie ühiskonna või mingi ajaloolise hetke kohta. Et ma arvan, et see on tõesti enda. Selle Kodavere asjaga see oligi nagu teadlik otsus, et ma nagu mõtlesingi, et võtangi ühendust parimad, kes selle ala spetsialistidega, et see oli nagu statement oma, et näidata, et see on nagu oluline ja tõstatada ka see küsimus, miks seda ei ole näiteks kaitse alla võetud, sellel on need põhjuseid ja ma saan aru, miks seda ei ole näiteks seda, aga mulle tundus, et keegi ei ole ka nagu seda tähele pannud või keegi ei ole seda nagu väärtustanud. Mille suhtes ma eksisin, tegelikult seda on tähele pannud seda, aga ometigi ta oli nagu käest lastud ja ta oleks nagu hävinud või ilma sekkumisega. Aga jah, see protsess oli selles mõttes huvitav, et see kaasas nagu hästi palju erinevate valdkondade inimesi, olid need konservaatorid, ajaloolased ja siis oligi seda suulist ajalugu, otsisin inimesi, kes mäletaksid seda ja siis oligi tõesti kerged uurimust ja arhiivis, kus ma leidsin need dokumendid, mis ütlevad, millal see ehitati, kui palju, mis summa eest on ju. Selline puidust äkki väiksem dokumenteeritud. Ta oli 2 kabiini. ja no ta ei olnud vaata nagu taludel, kus taga oli, siis ta oli ikkagi nagu avalik käima ja 70 rubla saari ajal selles mõttes ja 1916. Ja tegelikult esimene kirjutus on palju kontakteeritud on nagu 16 aastast. Et selles mõttes see oli jah selline nagu komplekssed uurimus. Ja sa töötad selle edasi, ma saan aru, et see vist ei ole sul päris lõppenud? Enam-vähem on lõppenud, et selles mõttes, et osa sellest uurimusest on ka see, et ma palusin Andres Talkoni ja Hilme Iiahmi kirjutada teksti sellest, selles mõttes see raudpärast ilmub. Tekst on valmis. Tekst tähtajaks sai valmis ja ilmub kataloog vaadates sel aastal ja ma arvan, et siis on enam-vähem valmis. See on jah huvitav aspekt, mis sa ütlesid, et selliseid WC-sid võib-olla ei ole võetud tõesti arhitektuurimälestuseks või nii-öelda kaitse alla. Aga samas nüüd sa lõikus nagu kunstiteos, et tal on, et kui arhitektuurimälestus on siiski midagi mõnikord sellist, kusjuures seesama nii-öelda viide, mille ma alustasin, Oliver Orro, kes rääkis nii-öelda majadest, hoonetest ja piltidest, siis ta rääkis ka lõpus oma ettenäide lõpus sellest, kuidas muinsuskaitse tegeleb oluliselt ideega näiteks, kuidas Tallinna linnahalli kaitse alla võtta. Kas seda võtta kaitse alla, millised graffitid saab võtta kaitse alla, kas seda peaks, et inimesed saavad siin edasi teha, kui see on kaitse all, et kuidas sellise temaatikaga tegeleda
et nüüd sina samas võtsid selle WC ja ta ei saa enam edasi arendada. Selles mõttes, et kuidas sa sellesse suhtud, et sa teed sellise artefakti, mis on nüüd nagu klaasi taga, ütleme, museaal, mis jääb kuskile seisma ja ta enam ei ela oma loomulikku elu edasi võib-olla, või sellist nii-öelda isetekkilisust. Jaa, kindlasti. Üleüldse selle Konavere näite puhul võib küsida, et kas see, mis ma tegin, oli päästmine või hävitamine. Et selles mõttes... Aga vist oli ka päästmine, siis ma näitasin kokku varsti lükatama. Nojah, ta oli kartust, ütleme, et need tekstid kogu aeg iga aastal oli vähenes ja midagi. Aga ütleme, seda oleks saanud teisalt päästa. Et me, ma ei tea, ehitame talle kasti ümber või mis iganes, remondime. Et selle, kui seda oleks tahetud sellega tegeleda, siis seda oleks teistmoodi tehtud kui mina. Tõesti muutsin selle, ja siin on omandi küsimus, et ma läksin, võtsin ja nüüd on ta nagu minu kussi jaoks. Et see muidugi tõstab huvitav küsimusi. Keerulisi küsimusi ka, täpselt. Nojah, aga ma kaotsin milles küsimus? Küsimus, see oli võib-olla mõtteseotud küsimus. Aga nendest tekstidest on huvitav see, et mis hetkel üldse need tekstid on nagu väärtuslikud. Et kas seal on see ajafaktor on ainult, et kui on hästi vana, siis ta on nagu väärtuslik. Või on seal mingisugune konteksti põhjus, mis lugu need tekstid räägivad erinevad graffitile. Et kas Johan Kilomets ajaloolane, kes tegeleb kirikutega, ta rääkis, et on ikkagi nagu restaureerides neid vene sõdurite või sõdurite niisuguse roppusi ja mingid tekste ikkagi nagu ära kustutada, parandada. Aga siis on mingite leerilaste kirjutised on nagu alles jätnud. Et see on juba ju sekkumine, et see midagi jätab, midagi ei jätab. Ja et see on nagu tõesti mitte küsimus. Ja iga juhtum ongi erinev. Ja see on vist iga juhtum on oma kultuuri kontekstis erinev, ma arvan, et see nagu, et need konserveerimisalased nii-öelda temaatikad ilmselt on riigist Eesti kultuuri erinevad, et ma hiljuti nägin mingit ka seda, et kus keegi mingit Tutanhamoni aual oli kriiseldanud hieroglüüfide saala mina olin siin ja selle tõsiselt arutati, et kas seda peaks jätma alles, et 2 hieroglüüfi nii-öelda erinevas kultuuris kohtuvad, et kuidas seda säilitada, see päris tõsiselt see ei olnud üldse nalja arutelu, aga seal oli muidugi seda temaatika, et kas pigem konserveerimine lõuksida rohkem või see alles jäämine on pigem, et sa lõuksida vähem nii-öelda, et oli see üks graffiti tõesti. Aga jah, rääkides nüüd graffitist, et sa oled ka graffiti palju tegelikult, et sa oled ju, kui me tuleme moe juurde taas, et sa oled otsinud nii-öelda linnatänavalt erinevad graffitit ja selle riietisse tulnud, äkki võib-olla sa rääkida sellest projektist. See on sul ju siiamaani käib, ma tean, see nüüd... Ma tegin selle aastale viimast tegin optsioonid juurde. Aga näetan vana, rääkida selles mõttes palju kui olen näinud, sest 2012 olin esimesi ja nüüd on 18, ta on nagu mõnda aega käinud. Selles mõttes sarnane, et ma olen mitte ainult teinud, ma olen Ida-Rungist üldse otsinud neid ja tegelikult enamus ongi nagu, ma olen siis ma olin rohkem huvitatud avalikust mitte tänavatest, kus seal võib leida, ma ei tea, Queerspace'i ja muuses konteksti, mis nagu juhtub, aga jah, see on nagu mänguliselt lähenenud. Aga kuidas see nagu riieteni, et sul on päris palju nii-öelda, ma ei saa öelda, et sa oled moekunistik ka, et kuidas see nagu jõudnud nii-öelda riieteni. Et sa ei tee mingid lihtsaid nii-öelda Jaanus sama teesärki ja tükki, et need on ikkagi nagu pühendunud nii-öelda käsitöölised ja sellised nii-öelda asjad. Jaa, mulle meeldib käsitöö. Selles mõttes mul oli hea meel, et sain koostööd teha väga paljude kunstnikega. Siis ma paraku ise ei oska kõiki tehnikaid, aga selles mõttes praktikale või graafikast, et see on hästi käeline tegevus. Ma alustasin õppima seal, et ma hindan nagu seda kõrgelt ja mul hea meel, kui ma saan kunstitöö sidurada
erineva käsitöötusvaldkondadega. Ja noh, väga raske on öelda, kust mingi asi algab, et nüüd jah, mõne asjaga lihtsam, aga kampsun on puhtalt nii, et tahtsin endale kampsunit, ma otsisin kudujalt, samal ajal oli mingi näituse kutse ja mingid asjad said kokku ja lõpuks ma endale ei saanud kampsunit, aga sul ei ole ei saanud kampsunit? Mul on, aga ma ei kanna. Need on liiga tugevad kuidagi? Ma ei tea, jah, ma tunnen imelikult enda tööd kanda. Kuhu sa lähed sellega siis? Või ma ei just tea. Ma olen vahel kandnud rohkem siis, kui ma tean, et inimene ei tea, et see on teed. Ma olen kandnud välismaal seda väljaspool Eesti. Millist? Mul on see süss, nagu ma imen. See on. Aga see ei ole üldse jah, tõesti neutraalne. Kui ma käisin seda Pariisis ja siis nagu ettekandjad punastasin ja no mingid sellised asjad, et see liitsi. Mulle meeldis see ühes tekstis see Anne Vettiku tekst, mis Anne kirjutab, et oleks teinud aastaid tagasi selle puisa astma, sest see on nüüd nii kallis. Jaa, ma lugesin ka seda kohta, kui lugesin kõik neid tekste. See on tõsi jah, aga samas kui ma müüsin neid 2014 või näits, üks on müüsin neid alla mõina. Nii et selles mõttes oli hea. Või noh, ka neist ei mitte seda, aga lihtsalt ma ei suuda. Ma võtsin nagu otsuse, et ma ei taha teenida nendega. Ma sain väga palju toetust pulgast ja mingid lõngad sain tasuta. Et ma müüsin ka selles mõttes nagu praegu lihtsalt tootmine on kallim siis, kui ma müüsin. Sest on ongi pesitsi kood. Ma näin just üleeile vist Anne tahab midagi lisada jah. Mis need kudujad nagu muidu arvasid? Ma olin mures nagu alguses, jah, sest ma käisin neid kudujad otsimas. Vaat on see Kadriolis. See roheline just. Seal olid kõik pensionärid turistid kaelas suured ja siis ma ilusti kahtsin nagu midagi arvavad, aga see on täiesti nagu... Oli nii, et? See oli jah pseudoprobleem. See oli pigem nii, et kuidas seda peenist niimoodi teha, et see tuleks nagu sinu kavale. See oli väga huvitav, sest Jaanus saatis mind üks päev, ise välismaal saatis mind sinna inimese juurde, kes tikkis selle teki peale neid kujundeid ja kes ka ei teadnud, mis kontekstis see on, sest ta mõtlesin, mis kuidas hästi, kuidas ta teeb, vaata, et siis ma seletasin talle terve näitse kontseptsiooni, et miks on käsitöö võib-olla võib tänapäeval teistmoodi seda ka rahvuskontsept kriitiliselt käsitleda, noh, see oli väga huvitav arutelu selle inimese ja noh, see oli erinevate aspektide mõttes huvitav, et üks nii-öelda minu inspiratsiooni jälgisus või noh, miks ma tegin sellise näituse moe perspektiivist just nagu rahvuslust käsitleva tuli ühest 2009 aasta näitusest, mis käsitleb eestlaseks olemist ja seesama inimene oli seal näituse Osavet, kes nüüd teostas seda tööd. Noh, ta oli noor, tollal ta oli 16 aastane, kui see näitus Osaves. Jaa, ta oli ennast siin ka, jah. Et see lihtsalt oli noh, minu arust huvitav, et ma seda saaksime kokku võtta. Tavaliselt me räägime kõigi kudujatega, ma räägin läbi ja erinevad lõiked, asjad ja kujundid ja kõik juba seletame, kust see tuleb, aga selle tootmine oli selles mõttes raske, et ma olin ise siin. Ja nii et me rääkisime Ingridiga nagu hästi tehnilistest küsimustest, ma ei jõudnud üldse nagu selle sisuni. Aga võib-olla, noh, et ma lühidalt võin nüüd sisse selle eestlaseks olemise ja rahvuse temaatika. Et mulle tundub, et miks ma suga kutsusin näitusel osalema, et mulle meeldib see, et sa võib-olla, ma näen sind nagu nii-öelda ajaloolasena, kes kasutab nii-öelda võib-olla kunstilist meediumit või kunstilisi vahendeid selleks, et mingit alternatiivset ajaloolist pilti välja tuua. Alternatiivne on selles vale öelda, et ajalugu, ajaloofilosoofia perspektiivist iseenesest on mingi lugu minevikust, noh, kellegi loodud mingi konstruktsioon. Ma ei viita, et see on vale või halb või kuidagi mitte päris, aga siiski, et ta on mingi perspektiiv. Et mul tuleb sina tihti käsitled just selle sama Eesti ajaloost pärit mingid sündmusi, mida sa siis võib-olla, mida ei ole, et Oliver Laas kirjutas sellest oma tekstis, et kuidas sa nii-öelda lood ajaloolist teadmist, mida ei ole nii-öelda jäädvustatud kirjalikus allikad. Et see on tegelikult väga huvitav, et ta on siiski minu
niisugune ajaloo diskursuse meedium, kui ma seda teeb, see nagu noh, ja ma arvan, et sa oled teadustanud, sa teed seda nii-öelda, et seesama Veneetsia projekti see esimehe lugu oli üks nii-öelda kirjutamata nõukogude selline gei ajaloo seik võib-olla. Ma arvan, et väga hea eesti keeles muidugi ajaloo sõna on väga head ajaloo, et see viitab võib-olla sellele. See ei olnudki küsimus, et see oli... Jah, selles mõttes küll, et sa ütled, et ma olen seda jagustanud ja mingil hetkel seda et see asi on arenenud mingi sulle, siis sa vaatad, et see on nagu ütlib neid asju. Aga... Mis on sellest, et muidugi näljaselt, kui ma teeme ajaloole, et siis ajaloo diskursus on väga nii-öelda jälgib mingit teadustöö raamistikku. Tal on nii-öelda kindlad viitesüsteemid, seal peab nii-öelda viitama allikatele, mis on nii-öelda aktsepteeritud allikad, et sul nagu need puuduvad. Kui sul mõnikord tegelikult on, eriti Veneetsia projektis nii-öelda, sul on see nii-öelda ajaloo selline tõsidus või see, mis nii-öelda legitimiseerib selle ajaloo nii-öelda, et oleks ajalooline aine, sul tihti see puudub, aga samas see tuleb sulle mängulisust juurde, et kas sa mõnikord tunned kuidagi vajadust võib-olla siis sellist nii-öelda akadeemilist tõsidust võib-olla lisada sinna ka? Ei, seda vajadust ei tunne, aga ma kasutan selles mõttes ajalugu ära, et ma kasutan inspiratsiooni allikale. Näiteks see Nääripoiss, mis oli Kristoon selle aasta, need olid ka ju põhimõtteliselt nagu foto, mis on teos. Midagi muud seal väga, ja ma natuke uurisin. Aga räägi sellest projektist, see on väga huvitav projekt, et ma mäletan, et kui ma seda näitust ette valmistasin, siis me rääkisime, sa kunagi tutvustasid meile, me käisime keelekeskus stuudios, sa rääkisid projektist meile küsima, et see on midagi sellist, mida võiks täpselt selle näitused, et näidata. Jah, absoluutselt. Need olid õlgedest kostüümid, see algas nagu postkaartist, nagu leidsin, ütleme siis sellisest nagu avalist allikast, kus oli kujutatud Nääripoissi, õlgedest kostüümis. Räägi, mis see Nääripoiss tähendab? Nääripoiss on see, kes tuleb seal selle vanast õhtul külles oli head aastat või võib-olla 6 aastat, see on paardik. Ja nad käisid siis talust Annu külast külla, jooksid seal noored mehed elabasti erinevad, kas poisid, noored mehed, lihtsalt mehed. Sest see põhines nagu sellel uskumusele, et see esimene inimene, kes sa näed 6 aastal, peaks olema mees. Sest ilmselgelt hea õnn. Ja mida noorem seda varem, eks see on poiss, väga hea. Aga siis see on vaiem, aga need allikad rääkisid, et siis see hierarhia läheb niimoodi, et siis nagu noor naine või on tüdruk on ka nagu kehvem kui vana mees, aga tüdruk on parem kui vana naine. Aga jah, mees peaks olema siis esimene, keda sa näed 6 aastal, siis on Nääripoisid. Ja siis, seal on mida asjad kokku, et see ei ole ainult eesmärk. Oota, kus sa seal postkaardist sellele, sa läksid selle poole järgi? Ma hakkasin juba Nääripoiss. Nii, on Nääripoiss. See on selline konventsioon, on Näärisopp, ütleme erinevad konventsioonid, sellest iga maailma omaks. Konventsioonid. Ja siis postkaart on 35 aastal tehtud, mis oli sari postkaart, rääkis Eesti traditsioonidest. Pulma mängu, kõik asjad, mis aastal tehtud, 35. Kas see oligi just see, et rahvamängu kõik asjad, ja minu jaoks oli nagu, see oli nagu liiga hästi tehtud, see postkaart, see foto, see modell, see kostüüm, see oli nagu perfekt. Ja ta oli hästi kutsunud. Ja mind hakkas selles mõttes huvitama, et see oligi nagu selle postkaardi looja mõnes mõttes vaba interpretatsioon nagu eestlaste traditsioonidest ja kommetest ja ilustatud natuke nägemus sellest. Ja kui me taas tootsime kostüümid tõesti võimalikult möödunud, siis on päris selge, et sellise kostüümiga sa ei jookse külast külla.
sa kogesid seda seal. Sa kandsid seda selles mõttes, et kui kiiresti on üldse võimalik liikuda sellega, ma ei tea, mitte väga kiiresti. Suuri samme seal teha. Suuri samme seal teha, istuda ei saa, on ju. Samas me teame, et nad istusid olid õlult, mängud asjad on ju. Et noh, seetõttu ma tahtsin, et jah, ma tegin 4 kostüümi. Ja olid seal nende postmarki kõrval. Ja see on väga huvitav jah, sest jah, see aeg on täpselt see, kus nii-öelda konstrueeritakse päris palju nii-öelda rahva mütoloogilisi lugusid ja nii-öelda mingit eestlaste niisuguseid traditsioonilisi nii-öelda riided, mingid pärimused, teadmised, see on päris äärmus, seda tehti päris jõudselt tõesti. Aga sa pole seda edasi uurinud, et noh, miks niisugust üldse lugu näiteks luua või sama? No selles mõttes postmark oli väga praktiline eesmärk, kogusid raha korrimuusid teha, siis see oli viis, kuidas terve ka alustas raha võtmist postmarkides. Ja no millest veel? Ajal ka Ermi etnograafilise 2 etnograafilist, et Marlene Nõmmel on sellest kirjutanud doktoritöö, et kuidas Ermi etnograafid töötasid välja võib-olla siis Eesti rahvusrõiva sellise mustri või selle, milline on Eesti rahvusrõiva selle põhimotiiv, et see on ka huvitav, et nii-öelda konstrueeritakse sellised rahvusidentiteedid või tunnused sellised perioodile, et see läheb selle näiteks osa sellest selline. Jah, ja noh, see ärikonstruktsioon selleks ajaks oli suhteliselt nagu väljus. Ma mõtlen, et võib-olla räägime sellest, et kui me räägime rahvamütlist traditsioonidest ja rahvamütoloogiast, et sa siin sellel tänasel teosel kasutad ka päris palju nendesse rahvamütoloogiseid motiive ja ma viitan just sellele tähistaevale siis, et see on huvitav, et 19. sajandi keskel seal teises pooles, et see tähistaevas sümboliseerib nii-öelda paljudes rahvuseetmastes ja rahvussellistes lugudes mingit vabadust ja mingit rahva kuulumist, et kuidas see sinu jaoks on seotud võib-olla rahvusega tähistaeval? Noh, minuga idea võib-olla jah, tõesti selles mõttes Kristjan Raud, sellised kunstnikud, rahvusromantilised, kõige tuntumad kunstnikud ja selles mõttes inspireeritud sellest alugraudust, kasutab Eesti motiivi, lavedad, haita ja ma olin tegelikult, aga ütleme, see tähistaeva motiiv kõigi kuskil mujal, otseselt rahvus. Ma tegin tegemist WC-joonistustega, raamid, ja siis ühe jaoks ma tegin sellise sarnase ja väljakas ja siis siin sai need 2 asja ja siis on jah, sa tõid mõned Eesti nii-öelda kunstnikud välja, kes selle kasutavad tegelikult Soomes, et see on päris palju, see on nii-öelda levinud need motiivid seal jah, üsna üle Euroopalik isegi motiiv, mida kasutati tollal see tähistaeva nii-öelda kujundist. Aga võib-olla räägis sellest ka pissuarist, mis seal teise rõiva selja peal on, et see pissuari motiiv on jälle sellist, WC-st tuleb nii-öelda korduvelement. Et võib-olla räägi, miks on sinu töödes läbivalt see nii-öelda WC kuju, see kohal, et see on tõdelt parem. No läbivalt, tahaks loota, et ei ole. No mitte läbivalt, üsna jõuliselt mõisteks. No jah, on küll, aga ega ma ei teagi, nagu üks asi on läinud teiseni ja ma pole seda otsust teinud, aga lihtsalt kas või see kodadele asi, ma mõtlesin, et peale seda tehnikuma näitust vahesid on see teema lõpetanud, aga lihtsalt see kodadele tegi peab ja ta oli nii hea, et jätkub ja siis see nagu jälle jätkus. Aga selles, et sellel WC-l on ju mingi tähendus või tal on siiski mingi... Ei, loomulikult jah, aga ma väga konkreetselt teadsin, et ma tahan midagi filmilist. Ma tahan pikandit, ma tahan litrit selle peale, sest see kuidagi mul on mingi... Ja litrid on sul ka? Litrid on mul ka, no jah, seda ka tehtud. Et mul on mingi oma pilt Eesti rahvarõivastest ja ma tahtsin midagi sellist oma pildist kasutada. Et
siis ma mõtlesin nagu Muhu lilled on ju, siis asjad olid liitud ja siis ma tahtsin nagu tehnoloogilist sarnast tulemust ja ainult et oma nagu mütoloogias ja siis nagu juhtus nii. Ja selles mõttes on need liitud nagu vahateks need. Ja noh, et nad on nagu hõbedast, mis on ka nagu see, et nad kasutavad äärismetalle ja hõbelünd ja asjad, et selles mõttes minu enda peas sai kõik asjad kokku mõni nagu mõtlesin, et see on ja noh, jah. Aga võib-olla see pesust ka, et sul see pesu on ka ju tegelikult nii-öelda Eesti nii-öelda talupere sellisest pesust inspireeritud. Ja absoluutselt need kinnitused seal taga, kõik selle sarnased. Ja tegelikult ma alustasin seda kollektsiooni nagu kangas, ma tahtsin kasutada antiikset Keit Pelgeri poolt midagi kangast, seal on erinevad pesu, natuke kollakad, kes on suurte triipidega, see on natuke vara, ja see käsib kangas. Ja see kusa, ma ei tea, kas moodi ja ega mingi lauli et jah, ma seda ettevalmistin ma kogusin kangeid, vaatasin erinevaid kangeid ja siis ma vaatasin neid pesuliite ja kogusin neid ja ma ei andnud alguses kindel kuulsin välja ja siis kirjati ma mõtlesin mõnust, et rääksin, et veidi sooja veetida ja siis tšoksi rääksin, mis on nii nagu mitte midagi, niisugune sooja veetida koos. Kui mõtlen, et me võisime lühidalt puudutada neid tekste, mis kirjutati sinu kohta. Ma tean, et sa oled nüüd läbi lugenud küll tänaseks. Aga võib-olla, kuna sa oled kunstnik, kunstis tihti kunstnike kohta kirjutades see nii-öelda tekste kataloog, sa just rääkisid, et te teete sellest Kodavere projektist, nüüd annate raamatit välja, et kuidas sa võib-olla suhtud siis nendesse tõlgendustesse sinu tööst, mis on selles mõttes, ma arvan, minu enda selle huvitav, et kui ma ise nii palju kunstikriitikat ei kirjuta, aga kui ma näitustele tellime nagu tekste, see formaat on sageli mitte nii üllatav võib-olla, mis ma sealt saan. Et selles mõttes siin Artišokil ma sain võib-olla see, et ma küsisin niisuguseid tavalisi selles mõttes autorid, keda ma tavaliselt ei oska sinna mõelda. Et ma kutsusin inimesi, kes selles kunagi kunstist üldse kirjutanud ja kes töötavad absoluutselt teistel väljadel ja teiste mingite ideedega, et kuidas sulle tundub, et see teksti tulemus võib-olla siis su tööle kaasana või mitte kaasana, et kuidas need tekstid sulle meeldib? Ja ma nõustun selles mõttes, et ma meeldisin need tekstid, et nad nagu võtavad mingi ühe emotsiooni minu töödest ja siis on nagu hästi vabalt laskunud selle peale. Ja tõesti, seda nad on. Kui ma neid lugesin, siis ma ikkagi nagu vahepeal kõvelega naersin ja nad olid nagu tõesti ma ei olnud iga kui märksõnad, mis muidu on võib-olla seostud kunstikriitikuga. Et seda, võib-olla jah, see Artišok formaat lubab. Jah, tegelikult ei luba, see on tavaliselt ei küsita kunstikriitikat, võib-olla küsitakse kunstikriitikat kunstikriitikut. No et see on probleem, see on näeb igav. Jah, aga ma mõtlen seda ka, et kui sa kriitikuna peab kirjutama 8 teksti, siis see on võib-olla läheneb teistmoodi, et ei lähe teksti hästi korraga. 8 saab nagu loominguliselt läheneb seda. Ja võib-olla see laseb mingil asjal rääkida. 8 kõik juba. Jah, et see formaat on muutunud, et selles on lahe, et Artišok ongi ka see alguse kunstikriitika formaadina, et ta eesmärk oli kunstikriitikat nii-öelda ka nagu arendada, ma arvan, see on kõik väga hästi tööd. Ma olin esimesel Artišokil peale. Võida? 10 aastat tagasi. Teamaks, et... Mis sa esimesele tegid? Ma ise ei tea. Väriseb maaveri. Ja me rääkisime sellest eelsest. Sellest on tore see ajaga perspektiiv 10 aastat. Ja see eelarve on täpselt selline, et ma sain selle, ma laenutasin ühti selle patendi hinnaga. Siis ma otsustasin, või see, et selle ühtne müügihinnaga. Ma pidin maksu selle neile, et siis juhuks, kui ma tagasi toon, siis
kollektsioone pole kostnud ja ei peale näitust kostnud, vaid 15 päevast. Nii et ma nagu selle ühtelõpuks ei ole kostnud. See on sul kodus, jah? Töötab? Tööle pole võistis käinud. Aga ma ei tea, päris palju inimesi siia tulid, et äkki teil on küsimusi mulle kui kuraatorile, Jaanusele või kunstnikule või meile mõlemile või noh, mida iganes. Miks ma selle täna esimese vestluse võtsin enda peale, ma olen ülejäänud ära jaotanud erinevate mõtlejate, kirjutajate ja osalejate vahel, oligi see, et ma võib-olla esimene päev, avapäev, et siis ma vastan küsimustele ise, kes tahab ka pennaaliga küsida rohkem, et see sissejuhatus oli niisugune lühike pigem, mis ma suuliselt enam ütlesin. See võib ka Jaanusel olla, et see on sellepärast tihti, kui keegi saab teada jälle, et ma teen moest või rahvast näiteks, siis nad on kõik, tekib alati palju küsimusi või kriitikat või mingid agasid või noh, et mingid mõtteid, siis ma olen valmis vastama. Kõige lihtsam küsimus, et aga mis selle mõte on? Mille mõte? Näituse mõte oli mõtestada rahvuslust mitmekülgsemalt, kui seda saali tehakse. Läbi moe või läbi riiete, siis ütleme lihtsamalt. Kuna riided on tihti ka väga mitmetähendatud nii-öelda elemendid inimese juures, identiteedi juures. Aga sa ise, ma ei tea, millal sa alustasid? Ma sain kutse kureerimiseks umbes 2 aastat tagasi. Aga ma alustasin nagu reaalselt kontseptsiooni väljatöötamist natuke ikka hiljem, et see, mul oli kontseptsioon olemas, ma teadsin, et ma tahan teha, ma teadsin, ma tahaks käsitleda rahvuslust, ma teadsin, ma tahaks käsitleda seda moekunsti vahenditega, aga võib-olla see arenes päris pika aja jooksul ja selles mõttes on muidugi huvitav, et mul oli algusest peale üsna kindel nii-öelda inimeste seltskond, kelle ma tahaks seda koos teha. Ja see on ka põhjus, miks selle artišokil ei ole mitte 10 kunstnikku, vaid 8. Et ma teen seda nendega, kes said ja olid valmis seda tegema, et mõned kõik inimesed võib-olla ei saanud erinevatel põhjustel sellele osaleda, et ma ei tahaks ka stressida seda numbrit täis, et ma ei tundus, et see on kuidagi vägivaldne või selline. See ei ole, ma arvan, vestel selle teema. Aga ma võin sulle kunagi omavahel sellist rääkida. Ma mõtlen, aasta alguses oli see Kreekose näitus ka rahvusluses. Mitte, et mida sa arvestad sellest, aga kuidas sa nagu üldse mõtlesid? Ma korraks, kui ma kuulsin, et see näitus tuleb, siis ma mõtlesin, et akuraat juba nad keegi tegi selle rahvusluse näituse ära või nii-et rahvusluse näituse. Ja siis ma sain aru, et see Katariina Kreekose näitus on ikka väga eurotsentristliku eurokeskne, nii-et Euroopa keskne rahvusluse näitus, ma seda käsitleb nagu minu silmis natuke võib-olla pealist kaudselt pani ühte rahvus nii-öelda käsitlusse hästi palju erinevat kokku, mis on tegelikult kõik väga erinevad spetsiifilised. Et seal on tõesti mingid baasmudelid on hästi sarnased ja seal on nagu mingid kontseptsioonid töötavad koos, mingid teoreetikud, kellele tuginetakse nii-öelda herderid ja need, et seal on läbivaid jooni, aga et minu jaoks võib-olla ma oleks taht seda teha nii-öelda rohkem fokusseeritud, et mul oli hea meel, et seda näitus sõltus. Et ma ei tundnud pettumust, et kurat tehti ära, et seda ei. Aga seal oli ka Eesti kunstnikud osalesid, Taani osalesid, et et sina osalesid, et seal oli teie mõlemad olid seal sees. Aga see nüüd heidutab, et te juba olite seal. Oli millest huvitav. Ja muidugi on huvitav see, et Taani osales seal ju näiteks portreeseeriaga, Taani on portreekunstnik, et ma panin siin näitusel kõik inimesed töötama nii-öelda moekunstivahendid. Et ma palusin neil luua 2 komplekti teoseid, mis on nii-öelda riided või sellise moe spetsiifik puudutavad. Et ma panin ka mitmed kunstnikud töötama teises meediumis, kui nad on harjunud tegema. Ja kõik nad seda saab nädala jooksul teada, et nad kõik seda tegid päris, aga sellest jah, see erinevalt moodi käsitleb seda, et siin ongi, et näitusel ei tule välja et riided või siin on ka tulevad ehted ja mingid installatiivsed elemendid, seal nii-öelda vormid. Heli tuleb isegi ja siin on jah erinevaid, et on, ma ütlesin üsna abstraktselt moekunsti vahendid ka sulle algselt, ma ei tahtnud sulle öelda, et tee mulle 2 komplekti riideid, et see on juba natuke liiga vägivaldne. Moekunsti vahendid selles mõttes üsna mitmetähendab, sa võid seda tõlgendada erinevalt, et siin võib
oli algselt peale plaan seda ka moedemonstratsiooniga lõpuks lahendada, et see on nagu lahe, et ikka neid asju saab panna. Miks mood lihtsalt rõivas? Rahvusluse mood eeldab mingisugune rohkem ajalist kulgemist ja muutumist mingisugust, aga rõivas eeldab sõna, kuidas ta muutub, kas küsimuslik, milles huvitav nädala jooksul ja see on seotud nagu äärmiselt. See on väga keeruline küsimus, et ma ei suuda päris täpselt eristada mood ja rõivas, et mul tunneb, et rõivas on rohkem funktsionaalse tähendusega asi, et kui ma mõtlen rõivale, rõivas on nagu kehakate või no midagi, mida ma panen selgelt külma ja sellist kaitsta, et selles mõttes mind ei huvita. Aga siis sa valid vaata, et osad on selle mingi ülikkooli. Jah, no see muidugi tuleb jälle kättesaadavus su kultuurilisest kontekstist, kus sa geograafia asud, aga selles mõttes, et mind ei huvitab pigem see funktsioon, mis ühiskond ja kultuur annab riidele juurde ja see on moel juures, et see mind ei huvita nagu rõivas funktsionaalse esemena, et ma panen mütsi taha, mul talvel külm. Jah, see on, aga selles mõttes ma panen selle mütsi, valin siiski poest mingil eesmärgil, mind huvitab pigem see, mida see rohkem kannab see rõivas siis nii-öelda. Ja mis moel on seda funktsionaalsust võib-olla seda tähenduslikkust seal rohkem sees. Aga see on keeruline küsimus nii-öelda öelda, mis on riie, mis on rõivas, mis on mood, et see on nagu minu küsimus, kuna mina seda võib-olla enda jaoks eristan. Et ma võin ka öelda rahvariie või rahvarõivas, et samas see on nagu noh, et ma ei saaks öelda rahvarõivas, et rahvarõivas minu käsitluses ei saa olla rahvarõivas, sest tal on nii tuleb see nii-öelda ideoloogiline laetus, et ta ei saa olla lihtsalt rõivas. Millegi küsimus saab ka pärast. Ja ma olen siin ka iga päev selles mõttes. Ja ma olen ka erinevate teemades, kui ma kõiki teemasid ise läbi ei vii ja neis ei osale, siis ma siiski osalen just, et ma olen siiski räägin kaasa ja mõtlen kaasa. Kas Anu Raud tuleb? Ei, Anu Raud ei tule. Et mul on kava on välja prinditud, kes täpselt tuleb ja kuidas tulevad. Et need teemad on hästi erinevaid, et niisugusest kunstniku vestlust on ainult kokku 2. Üks on minul ja sinul ja teine on Laivil ja Margit Lõhmus. Et enamus on sellised pigem mitme inimese vahelised arutelud mingitest konkreetsetest nii-öelda nähtustest, kus ma olen võib-olla mingid märksõnad ette, mida käsitleda, et nüüd on jah, nii-öelda lähed juba rohkem sinna konkreetsetesse teemadesse, mis johtub nende tööd. Et selles ma tahtsin selle esimese vestluse teha sellise sissejuhatava ja kus me mõlemad seda vastata ja kuidagi olla siin ees. Kas ne ennast ette rohkem sellest panna just, et küsimus minu tahtnud, muidu ma teen näiteks ära olen kuskil taha reaalselt. Kas seda saab jälgida kuskil? Laed seda üles? Jaa, Kent filmib nad üles, me salvestame nad, paneme nad, me teeme Artišokil valmib ka jälle koduleht, et iga aasta Artišokil igal biennaalil on koduleht. See tuleb ka, me oleme natuke, täna saime üles nii-öelda selle esimese lehe, kus meil on kavad ja need üleval, aga me paneme sinna kõik tekstid üles, et iga päev me hakkame uuendama nii-öelda tänased tekstid tulevad täna õhtul üles, homsed tekstid tulevad homme õhtul nii-öelda, et see näiteks kasvab koos tekstid kasvavad ja videoklipid ilmselt natuke läheb töötlemise aega, et need tulevad üles. Et see eesmärk on, et kui näiteks ise on ainult 10 päeva, teemad on olulised ja laiahaardelised ja kõike hõlmavad või kõiki ja paljusid hõlmavad, siis ma arvan, et see on loogiline lahendus, et ta jääb nii-öelda kuskile interneti avardusse ka, ta ei ole lihtsalt siin 10 päevaks üle. Ja teada, või ongi, et me ei saa nagu kõiki jälgida siis. Ja, et me iga asja filmime üles. Me kõik, me näiteks dokumenteerime, näiteks dokumentatsioon tuleb moedemonstratsioonist, tuleb video Dmitri Gerasimovi tehtud fotojäädusel, et siin tuleb erinevaid nii-öelda lahendusi.